Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänane lugemine on Johannese rõõmusõnumist, peatükist 10, salmid 11–16. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Nüüd vist võite istuda. Astrid Lindgreni lühijutus pealkirjaga Tuu tabab iidset Kapela nimelist talu tragöödia. Hunt on murdnud ööga maha kõik nende kallid lambad. Talu kõige noorem ja kõige vanem elanik, väike tüdruk ja tema vanaisa istuvad koos kivi peal. Kurvastavad kibedalt oma kadunud lammast üle ja meenutavad kaitsesalmi, mida nad on ühte lugu selle sama kivi peal koos lugenud ning mille sõnad on sama vanad kui talu ise. Tuu, lambad jäägu meile, täna nagu eile, nii pikk on kaitsepuu. Aga salmist ei olnud sedapuhku kasu ja tallesid pole enam. Videvikul läheb väike tüdruk üksi õue, et tuua sealt ära vanaisa jalutuskepp, mille too on mõistagi kivi juurde unustanud. Ta kardab, õu on hirmuse pime ja loeb enese julgemalt tundmiseks kõva häälega salmi. Siis juhtub aga midagi müstilist. Kivi alt kerkib välja maa-alune, üks salapärane, hirmutav olevus, kes lubab talle anda uued lambad, kui ainult lõpetatakse see kepiga kopsimine ja valjusti salmide lugemine nende pea kohal. Lammaste tagasisaamise nimel on laps tehinguga päri, aga nagu liiga heade tehingutega muinasjuttudes ikka, jääb ta maa-aluste riiki lõksu ning ta pannakse unustama oma kodu, oma tõelist perekonda ja tõelist elu. Ja ta karjatab oma lambaid nendes jahedates, hämarates, maa-alustes varjumetsades kuid ja aastaid. Ühel päeval ärkab ta aga lummusest selle peale, et ülal maa peal loeb vanaisa tuttavat kaitsesalmi. Tal tuleb kõik meelde ning ta pääseb koos oma uute lammastega koju tagasi, kus pole aega möödunud, aga rohkem kui mõned minutid. Ent lambad on päris. Neid on täpselt sama palju kui murdtükki ja neil on kõigil kõrvus üks väike kuldne kelluke. Salm tõi kadunud lambad ja kadunud lapse tagasi, ent nüüdsest loetakse seda Kapela talus igaks juhuks sosinal. Leeri kursusel tuli meil koos oma usu ja oma kahtlemise põhitalasid arutades mitu korda teemaks küsimus, et kuidas mõista Jumala kartlikkust ja veel täpsemalt selles mõistes peituvat psühholoogilist paradoksi. Kuidas on võimalik usaldada seda, keda ma kardan?
Jumala suhte mõtestamisega on juba kord nii, et see peegeldab alati endas meie arusaamisi inimsuhetest. Ehkki me võime teada, et Jumal on alati suurem, kui on võimalik ette kujutada, ja et Jumala olemus on midagi täiesti teistsugust, on meil Jumala suhte erinevate tahkude peegeldamiseks paratamatult võimalik kasutada ainult oma inimsuhetest pärinevaid inimkogemusi. See aga omakorda tähendab, et muutused inimsuhete mõistmises tähendavad ka muutusi Jumala mõistmises. Täna me teame, et ei olegi võimalik usaldada seda, keda ma tegelikult kardan. Täna me teame, et armastavate suhete juurde ei saa käia allutamine, sundimine, hirmutamine, vägivallatsemine ega karistamine. Et need on tõelist armastust ja usaldust täielikult välistavad. Kui me ütleme täna meie isa, siis ei kujuta me ilmselt enam ette autoritaarset perepead, kellel on õigus teiste pereliikmete eest ainuisikuliselt otsustada, neid ülemusena valitseda ja kohtumõistjana karistada. Ent need on asjad, mis võisid veel 100 või paarsada aastat tagasi olla küllaltki normaalsed. Tähendab, meil tuleb ikka ja jälle uuesti mõtiskleda neist inimlikest sümbolitest, mille kaudu me Jumalat ja oma suhet temaga ette kujutame. Mida see sümbol sisaldab ja mis minu ja Jumala vahel sellest järeldub? Tänane kirjakoht ütleb, et Jumal on hea karjane. Kui mõnda isa tunneb küll vast iga inimene, siis karjustega on tänapäeval kehvasti. Või vähemalt mina ei tunne isiklikult ühtegi. Aga milline on siis see hea karjane? Johannese rõõmusõnum ütleb, et hea karjane on selline, kes tunneb karja eest vastutust ja ei jäta seda mitte kunagi, mitte mingil juhul maha, sest see on tema oma kari. Samuti võime kirjakohast järeldada, et meie karjasel on oma talledega usaldussuhe, sest on öeldud, tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Ning et ka võõrad lambad tunnevad end piisavalt kindlalt, et tulevad kutsumise peale tema juurde. Hea karjane ei saa tekitada hirmu, sest kartvaid lambaid ei ole võimalik karjatada. Nad jooksevad lihtsalt laiali. Ja sellepärast ei tohi kari karta oma karjust, vaid nad peavad teda usaldama. Selles sümbolis teisiti ei saa. Aga karjane ei ole vägev valitseja ega kõikvõimas imetegija. Kaugel sellest. Teame ju, et Eestis oli karjas käimine traditsiooniliselt sageli lastetöö. Ja kui kujutada nüüd ette, mis tunne võib vallata üksi olevat karjalast, kes näeb hunti tulemas, saab selgeks, et ka karjus võib tunda end väga üksinda, kaitsetuna ja metsikult karta. Ning karta hunti vahest veel enam, kui seda teevad tema lambad. Aga tema kanda on teiste usalduse vastutus ja sellepärast ta ei tohi oma ülesandest vankuda. Hea karjane annab oma elu lammaste eest, ütleb Johannes. Ja selle elu andis oma karja eest keegi, kes hoolimata oma vägevusest, hiilgusest ja suurusest oli surres üksinda ja kartis ilmselt täpselt samamoodi,
nagu kardab üks väike laps üksinda pimedas metsas. Hea karjane teab, mis on hirm. Ja head karjast ei kardeta. Ja nagu ütleb Psalm 23, kasutan ise ka võimalust tsiteerida. Kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Viimases eestikeelses piiblitõlkes öeldakse muide ära karda kokku 73 korda. Olgem siis tänasest meie uute värskelt leeritatud talledega veel enam koos üks kari ja usaldagem põhjusega ja ilma kartuseta oma üht head karjast. Aamen.